Tuumarakett on praegu teel sinu linna poole. Sul on võib-olla 15 minutit aega. Mida sa siis teed? Jooksed, peitud, helistad kellelegi või teeksid sa seda, mida enamik meist teeks? Kontrolliksid oma telefoni. Vaata aknast välja ja veena end, et ilmselt pole midagi lahti. Just see kõhklus ongi see, mis nad hukutab. Su aju on loodud võimatuid ohte eirama, isegi siis, kui loendus on juba alanud. Seda nimetatakse 70 reegliks. Nii et pane end valmis, võta märkmik ja pane tähele. See on, kuidas tuumaplahvatuse äärelinnas tund-tunnilt ellu jääda. Üks peatükk kell 8.07 hommikul. Üks tekstisõnum. David ei ole hommikuinimene, mis on kahju, sest teisipäeval kell 8.07 võib maailmal olla jäänud vaid 15 minutit lõpuni. Äkitselt hakkab tema telefon vibreerima. Läbistav alarm täidab toa. David haarab oma telefoni. Ekraanil on kirjas. Presidendi hoiatus, ballistilise raketi oht läheneb. Otsi kohe varju. See ei ole õppus. David loeb seda korra ja siis veel kord. See peab olema mingi pettus või nali. Sõnum tema telefonis on juba vana uudis. FEMA juhtnevaba hädaolukorra hoiatussüsteem ehk VEA, seesama, mis saadab sulle teateid äkiliste üleujutuste ja amberhoiatuste kohta, möödub tavalisest mobiililiiklusest, et edastada hoiatusi. See on täielikult immuunne võrgu tipptundide ummikute suhtes. Ja need on 12 minutit, mille jooksul mobiilimastid 3 osariigis katavad samaaegselt kogu piirkonna sama hädaolukorra teatega. Tulemusena hakkavad miljonid telefonid täpselt samal hetkel alarmi andma. Ja saabuvad raketid ei oota, kuni võrk vabaneb. Selleks ajaks, kui Davidi telefon vibreeris, oli lõhkepea juba poolel teel sihtmärgini, liikudes umbes 15 korda kiiremini kui heli. Davidil on parimal juhul 15 minutit. Praegu on tal käimas teine minut. Naaberkorteris on tema naaber Gary juba temast ees. Või vähemalt nii Gary arvab. Gary Kowalski, 43, on selleks hetkeks valmistunud juba peaaegu 10 aastat. Tal on igale pereliikmele evakuatsioonikott, mis on loomulikult värvikoodiga vastavalt tähtsusele. Tal on käsivändaga raadio, 3 varugeneraatorit, külmkuivatatud toidud ja lamineeritud hädaolukorra protokollide kaustik. Gary näeb teadet ja on juba tegutsemas. Ta on oma veoki eelnevalt varustanud 72 tunni hädavajalike varudega taktikalise taskulambi ja CB raadioga. Ta on veetnud 10 aastat valmistudes päevaks, mil kõik laguneb. Probleem on selles, et Gary valmistus ellujäämiseks pärast kokkuvarisemist, mitte esimese 48 tunni jooksul. Ta tagurdab oma sissesõiduteelt välja kell 8.08 hommikul ja vajutab gaasi põhja. Samal ajal on David endiselt oma telefonis. See on üks enim dokumenteeritud psühholoogilisi nähtusi hädaolukordade juhtimise uuringutes ning sellel on ka nimi – kinnituse otsimine enne tegutsemist. Vahetult pärast katastroofihoiatust enamik inimesi ei tegutse. Selle asemel koguvad nad infot. Nad otsivad kinnitust ja tõenäoliselt helistavad kellelegi, et saada teistelt kinnitust, et oht on päris. 2018. aastal saadeti Hawaii'l igaühe telefoni päris ballistilise raketi hoiatus. Georgia ülikooli teadlased uurisid, kuidas inimesed tegelikult reageerisid. Mõned reageerisid täieliku paanikaga, saates lähedastele viimaseid hüvastijätusõnumeid, lohutamatute emotsioonide ja surivoodil antud vabandustega. Kuid enamik inimesi kõhkles, püüdes enne tegutsemissõnumi tõepärasust kindlaks teha. Küsitlusele vastanutest, kus uuriti, kuidas nad sõnumile reageerisid, ütles 45%, et nad polnud selle usaldusväärsuses kindlad. Veel 27% ei uskunud seda üldse. Mõned lõpetasid oma hommikusöögi, teised lihtsalt ignoreerisid sõnumit. Üks mees, nagu uuring märkis, läks tagasi magama. Häire oli aktiivne 38 minutit enne, kui see parandati. Selle aja jooksul, kui igas osariigi telefonis oli tõeliselt hirmutav sõnum, oli inimeste peamine reaktsioon sisuliselt nojah. Enamikul inimestest kulus umbes 12–15 minutit, et otsustada, kas häire on usaldusväärne või mitte ja midagi ette võtta. See on ka päris raketistardi puhul tavaliselt elu ja surma vaheline aeg. David on neist juba 3 minutit ära kulutanud. Ta vaatab oma telefoni, siis oma lapsi. Tema pilk libiseb tagasi köögisahti poole, kus on igasugust kraami. Kaasavõtumenüüde ja peotäie tühjade patareide all on lamineeritud kaart, millel on 6 punkti. Ta tegi selle 2 aastat tagasi, pärast seda, kui kadus kell 2 öösel Redditi sügavustesse. Esimene rida ütleb, ära evakueeru, mine kohe maa alla. Kell tiksub endiselt, jäänud on 12 minutit. Teine peatükk 8.08 kuni 8.20. Hommikul, David elu kõige tähtsamad 12 minutit. Kui midagi kohutavat juhtub, teavad kõik, et tuleb lihtsalt joosta. Sa lahkud, haarad oma lapsed, haarad oma naise, haarad oma rahakoti ja võtmed. Sa paned nii palju vahemaad enda ja selle kohutava asja vahele kui võimalik ja lahkud kiiresti. See on iga evakuatsiooniharjutuse stsenaarium, milles David kunagi osalenud on.
liikumine tähendab ellujäämist, paigalseis tähendab surma. Lamineeritud lehe sõnum on selge, ära viivita ja ära lahku. Davidi naine Karen ilmub köögiuksele. Tema nägu on värvitu. Tal on ilme nagu inimesel, kes pole veel mõistnud, et maailm on viimaste minutitega oluliselt muutunud. Ta küsib, kas häire on harjutus. David raputab pead. Ei, see ei ole. Nad raiskavad minuteid, mida neil pole. David haarab lapsed ja tormab keldri poole. Olukorra tõsidus jõuab Karenini ning paanika on tema näost näha. Gary Kowalski on juba 3 minutit teel olnud. Tema CB raadio ragiseb teadetega. Paanika täidab eetriruumi. Ta piilub aknast välja ja näeb inimesi paaniliselt ringi tormamas, teadmata, mida edasi teha. Aga Garil on plaan. Tal on hädaolukorra kaustik istmel ja see on lahti evakuatsiooniprotokolli osa juures. Ta suundub maapiirkonda Indianas oma õemehe kinnistule umbes 140 miili lääne poole. Kütusepaak on täis ning tal on kaasas energiapatoonid ja sõjaväe MRE toidupakid. Aga mis Garil puudub, on kaitsetegur. See on mõõtühik, mida hädaolukorra planeerijad kasutavad selleks, et hinnata, kui palju mingi hoone või sõiduk vähendab sinu kiirgusdoosi võrreldes avatud väljal seismisega. Kaitsetegur 10 tähendab, et saad 1/10 sellest kiirgusdoosist, mida saaksid väljas olles. Kaitsetegur 40 tähendab, et saad 1/40. Gari veokil on kaitsetegur 2 ja sedagi heldelt hinnates. Hädaolukorra juhtimise kirjandus ei jäta selles küsimuses ruumi kahtlusteks. Auto. Ükskõik milline auto, olenemata sellest, kui palju hädaabivarustust on pagasiruumis või kui kallis see on kiirguse seisukohalt sisuliselt lihtsalt suur veerev aken. Metallraam pakub tühist kaitset, klaas ei paku üldse kaitset. Tuumasademe eest oled sa umbes sama hästi kaitstud nagu oma esiaias seistes. Tavaline äärelinna kelder on hoopis teine lugu. Jah, isegi see viinistlemata, veidi niiske kelder, kus nurgas on boiler, pakub kaitsetegurit 10–40. Kui liigud keldri keskele, suureneb kaitse veelgi. Betoon, pinnas ja maja mass pakuvad tõelist kaitset gammakiirguse vastu. Teisiti öeldes on sul suurem tõenäosus kiirguse tõttu surra ummikus olles, kui varjates end mitteideaalsetes siseruumides. Gari mõtleb oma plaani peas läbi. Ta on kõigele mõelnud, välja arvatud liiklus. Tee tema ees on täiesti seisma jäänud. Kõigil teistel 15 miili raadiuses olevatel inimestel oli sama mõte, mis temal. Kuskil eespool laseb keegi signaali. Gari vaatab närviliselt oma kella ja keerab siibi raadio valjemaks. Võtnud garaažist toitu, vett ja mõned tarbed, viib David oma pere keldrisse kell 8:19 hommikul. 12 minutit pärast häiret, täpselt selle ajavahemiku lõpus, kus Hawaii andmete järgi enamik inimesi lõpuks otsustamise lõpetas ja tegutsema hakkas. Ta tõmbab keldriukse nende järel kinni. Tuba on pime ja niiske. Ta lülitab telefoni taskulambi sisse, kui lapsed ronivad vana diivani peale. David istub nende kõrvale. Ta vaatab väriseva käega lamineeritud lehel 2 punkti. Püsi maa all. Ära mine mingil põhjusel üles. Oht on nähtamatu. Väljas, läbi väikese keldriakna lae lähedal, on taevas täiesti tavaline, sinine ja mõned pilved hõljuvad sihitult mööda. Midagi ei toimu või vähemalt pole midagi näha. 3. peatükk. Kell 8:20. Klaaskirst. Caruso kodukelder ei ole ellujääja unistus. Siin pole tugevdatud varjendit, mis oli 1960-ndatel ehitatud majades tavaline. Seinal ei ripu kiirgusülikondi. Kapis pole poole aasta varu külmkuivatatud toitu. Neil on vana diivan, veeboiler ja jõulukaunistused märgistamata kastides. Nurgas on riiul konserveeritud toiduainetega, mille Karen ostis paanikas pandeemia ajal ja siis unustas. Nüüd on need pere peamine toiduvaru tõelise tsivilisatsiooni lõpu korral. David teeb mõttes inventuuri. 16 pudelit vett jõulukastide taga. Veeboileris on veel 45 gallonit vett, kui peaks vaja minema. Konserveeritud toit, kuigi tal pole aimugi, kas mõni neist on aegunud. 2 telefoni, mõlemad enamasti laetud, mida saab kasutada taskulampidena. Ta pidi siia alla päris taskulambi panema. Iga kord on ta mõelnud, et teeb seda hiljem. Kui tuleb veel üks hiljem, siis ta seda viga enam ei tee. Väljas, läbi keldriakna väikese ristküliku on midagi muutunud. Kuskil tänava lõpus hakkab tööle autoalarm, siis veel üks. Seejärel kostab kaugelt karjumist. Davidi 9-aastane laps piilub aknast välja. Härra Kowalski naine on väljas, ütleb ta. David läheb akna juurde ja vaatab välja. Linda Kowalski seisab oma sissesõiduteel hommikumantlis, telefon kõrva ääres. Ta pöörleb aeglaselt ringi, otsides levi või kedagi, kes ütleks talle, et see ei ole päriselt toimumas. Ta vaatab tänavat üles ja alla, karjudes telefoni. Siis vaatab ta üles taeva poole. Kui see hoiatus on tõeline, on midagi juba teel. David tunneb külma äratundmisvärinat. Ta vaatab, kuidas keegi kaotab aega täpselt samamoodi nagu tema ise. Ta kõnnib sihitult ringi ja Gary lahkus ilma temata.
Taavil tekib tugev, kohene, peaaegu bioloogiline tung minna üles, avada välisuks ja viibata talle, et ta tuleks tema juurde. Ja siis loeb ta teist punkti uuesti. Oht on nähtamatu, nii et ta jääb sinna, kus ta on. See kõlab nagu moraalne läbikukkumine, kuid tasub täpselt öelda, mida David sel hetkel teeb ja mida mitte. Ta ei otsusta lasta oma naabritel surra. Ta valib mitte avada ust, mis avamisel muudaks tema keldri suletud varjendist avatud varjendiks. See on olukord, kus ohuks on õhus levivad osakesed, mida sa ei näe, tunne lõhna ega maitset ning mida ei saa tuvastada ilma spetsiaalse varustuseta. Ta vaatab, kuidas naine kaob tagasi oma esiuksest sisse. David vaatab alla 3. punktini. Seal on kirjas, lööklaine jõuab kohale 1–3 minutit pärast sähvatust. Heida maha, kata oma pea. Ta avab suu, kuid sähvatus jõuab enne, kui ta jõuab midagi öelda. Isegi läbi väikese keldri akna, isegi 20 miili kauguselt, läbi klaasi, betooni ja 6 jala Ohio pinnase on valguses midagi valesti. See saabub hääletult. See ei ole nagu välk ega pinge kõikumine. See tuleb kõikjalt korraga. Õhuke mururiba keldriakna taga muutub valgeks, siis veel valgemaks ja lõpuks nii eredaks värviks, millele inimaju ei oska nime anda. See kestab kokku 4 sekundit ja kelder jääb vaikseks. David kummardub ja ütleb kõigile, et nad kataksid pead ja läheksid diivani taha. Karen hakkab vastu vaidlema, aga Taavet jääb endale kindlaks. Nad liiguvad ja David vaatab oma kella ning hakkab lugema. 90 sekundit. Nii ütleb 3. punkt. 90 sekundit välgust plahvatuseni 20 miili kaugusel. Kui Columbus sai pihta, on nad selle raadiuse sees. David jõuab 71-ni. Ühel hetkel on maja vaikne, järgmisel enam mitte. Rõhu muutus ei saabu niivõrd helina, vaid pigem lööklaine värinana. See tormab läbi maja vundamendi ja mööda betoonpõrandat üles, kuni jõuab Davidi kingataldadeni, põlvedeni ja rinnuni. Veepoiler kõliseb. Jõulukaunistuste kastid nihkuvad riiulil, midagi kukub üleval korrusel ümber, ilmselt esikuraamatoriiul. Keldri akna viimase praksatusega muutub tuba taas vaikseks. Mõne miili kaugusel seisab Gary veokummikus hüljatuna. CB raadio praksus endiselt paanikakatkenditega. Gary teadis, et ta on lõksus ega jõua oma õemehe juurde, nii et ta tegi nagu kõik teisedki. Ta väljus autost. Inimesed karjuvad ja trügivad autode vahel. Juhid jätavad oma sõidukid maha. Gary on lihtsalt veel üks inimene, kes on hirmu ja instinkti vahel lõksus. Ja siis muutub taevas valgeks. Hetkeks jäävad kõik maanteel seisma. Karjumine, jooksmine, paanika. Kõik tardub valguse all, mis on eredam kui miski, mida inimeste silmad kunagi nägema pidid. Gary vaatab linna poole. Tule ja suitsusammas tõuseb taevasse. Maailmalõpp, milleks ta aastaid valmistus, on saabunud. Kuid ettevalmistused on veoauto sees. Hädaolukorra kaustik on endiselt kõrvalistmel lahti. Varud on endiselt tagaosas pakitud ja Gary seisab täpselt seal, kus tema enda plaan käskis tal mitte olla. Väljas vaatab ta sähvatuse poole. Keldris tõstab David pea. Ta vaatab oma perekonda, kes on vana diivani taha surutud. Tema tütar Emma hoiab emast kõvasti kinni. David teeb kiire visuaalse ülevaatuse. Vigastusi ega verd pole ning veepoiler töötab endiselt. Veelgi olulisem, maja seisab püsti. Ta hingab kergendatult välja. Elekter on ära. Tema telefoni taskulamp on ainus valgusallikas allkorrusel. Üleval tilgub midagi, võib-olla toru või katusaken. Ta vaatab keldriaknast välja. Taevas on endiselt sinine, kuid linnud on laulmise lõpetanud. David vaatab 4. punkti, kus on kirjas, see pole veel läbi. Radioaktiivne sademepilv on tulemas. Ära ava ühtegi ust ega akent. See on kõige tähtsam reegel. Davidi kõht tõmbub kokku, sest ta teab, et see on alles algus. Nüüd peavad nad ootama. 4. peatükk. Kell 8:23, vaikuse tund. Maja seisab endiselt püsti, mis on igas mõttes hea uudis. David teab, et see on hea uudis. Tema aju töötleb seda õigesti hea uudisena. Ja siiski on tuumaplahvatuse üleelamises midagi sügavalt ebarahuldavat. Sest see osa, mida kõik ette kujutavad, tulekera, kohene häving, saab läbi vähem kui 2 minutiga. See, mis järgneb, kui oled piisavalt kaugel epitsentrist, on draamavaba ja see ongi lõks. Inimaju on mustrite äratundmise masin, mis veetis 100 000 aastaid Aafrika savannis, õppides hindama ohte nende nähtavate omaduste järgi. Kui kiskja ilmus, nägi ta välja nagu kiskja. Kui tuli puhkes, tekkis suits. Kui tuli üleujutus, oli tavaliselt vett. Oht ilmutas end, su aju märkas seda ja su keha reageeris. See süsteem töötas. Gammakiirgus ei avaldu nähtavalt. See on värvitu ja lõhnatu. Sellel pole eristatavat heli ilma Geigeri loendurita.
see ei eralda soojusjälge ega tekita mingit füüsilist aistingut nende kiirgustasemetel, mis praegu liiguvad Caruso maja poole loode suunas umbes 15 miili tunnis. Columbust tabanud maapinnal toimunud plahvatuse esmane lööklaine paiskas üle linna tohutu ülerõhu, kuid maapinnal toimuvad plahvatused teevad veel midagi. Need imevad tohutul hulgal mulda, betooni, asfalti ja prahti otse tulepalli sisse. See materjal muutub kiiritatuks ja purustatakse mikroskoopilisteks osakesteks. Seejärel kandub see allatult radioaktiivse sademena. Ja selles etapis ei näe see pilv üldse välja nagu pilv. See ei näe välja nagu midagi ja nüüd on see juba 18 kilomeetri kaugusel. Taaveti perel on umbes 44 minutit aega, enne kui nähtamatu radioaktiivset sademeid kandev pilv liigub üle nende maja. Iga minut, mis nad suletult sees püsivad, parandab nende võimalusi. Tema tütar ei tea sellest midagi. Teda huvitab ainult, kus kass on. Taavet vaatab 4. punkti. Ära ava ühtegi akent ega ust. See on kõige tähtsam reegel. Tema poeg vaatab pragunenud keldriakent ja küsib isalt, et kui pomm juba plahvatas, miks nad siis ikka veel siin all on? See on õige küsimus. Lööklaine käis üle. Maja seisab endiselt. Taevas on sinine. Enne kui Taavet jõuab vastata, kostab ülevalt mütsatus. 1 kord, 2 korda, jälle. Keegi taob välisust. Taavet ei liigu paigast. Vari sööstab mööda keldriakent, siis peatub. Klaasis ilmub Linda Kowalski. Tema nägu on kahvatu, tuhaga kaetud, hirmunud. Ta näeb neid. Rusikas lööb vastu akent. Palun. Veel üks löök. Taavet tunneb, kuidas tal kõht vajub. Iga instinkt ütleb talle, et ta laseks ta sisse. Ta ei saa. Ta võtab poja käest kinni ja pöörab ta eemale. Viimane mats klaasi vastu ja siis vaikus. Pommiplahvatus ei tapa enamikku inimesi. Enamikku inimesi tapab sellises olukorras liiga vara lahkumine. See on 70 reegel. See on osa, millest keegi ei räägi, sest see nõuab paigalistumist ja mitte midagi tegemist. See toimib nii. Iga 7-kordse ajavahemikku järel pärast plahvatust langed kiirguse doosikiirus 10 korda. 7 tunni möödudes on kiirguse doosikiirus väljas 1/10 sellest, mis see oli esimesel tunnil. 49 tunni möödudes on see 1/100, mis tähendab, et aeg ise muutub relvaks radioaktiivse saaste vastu. Iga tund, mil Taavet ja tema pere püsivad varjul betooni, puidu, isolatsiooni ja maakihtide taga, vähendab oluliselt nende saadavat kiirgusdoosi. 48 tunni möödudes võib korralikult varjatud ellujäänu olla saanud vaid väikese osa sellest kiirgusdoosist, mida keegi väljas viibinud samal 2 päeval oleks saanud. Matemaatika pole keeruline. See on tegelikult üks lihtsamaid matemaatilisi ülesandeid, millega Taavet on oma IT-juhi karjääri jooksul kokku puutunud. Matemaatika nõuab lihtsalt 48 tundi keldris ja see ongi raske osa. Taavet heidab pilgu 5. punktile. 48 tundi on miinimum, 24 tundi on absoluutne miinimum, kui tõesti peab. Ära lase kellelgi, kaasa arvatud endal, sind ümber veenda. Siis muutub midagi keldriakna taga. See on peen, selline asi, mida sa ei märkaks, kui sa juba ei jälgiks. Kui sa poleks viimased 51 minutit jõllitanud seda väikest mururiba, pragunenud klaasi ja selle kohal olevat taevast, siis valgus on teistsugune. See on hajusam. See on just kui päike oleks liikunud väga õhukese, kõrge pilve taha, mis muudab esiajas varjud lamedamaks. David jõllitab oma naabri tamme. Sellel hommikutunnil peaks selle vari olema terav. Selle asemel on servad udused. David vaatab 6. punkti ja loeb seda korra ning siis veel kord. Ta jõllitab akent ja siis oma perekonda. 5. peatükk kell 9:16 hommikul. Must vihm. Kui näed väljas osakesi langemas, ära mine akende lähedale. See on radioaktiivne sade. See on surmav. See on 6. punkt. David ütleb kõigile, et nad liiguksid toa keskele. Tema hääles pole paanikat, kuid Karen teab, et midagi on valesti. Ta tõuseb kohe püsti ja hakkab diivanit liigutama. Keldri akna taga hakkab midagi langema. See hõljub sama loiult ja sihitult nagu lumi, sama ükskõikselt gravitatsiooni suhtes. See on tuhavärvi, peene liiva tekstuuriga ja laskub õrnalt Caruso esiaeda, Linda Kowalski autokatusele, tema keldriaknale jäetud käejälgedele. David jälgib, kuidas hall tolm need aeglaselt kustutab. Suurem osa maapinnal toimunud plahvatuse tagajärjel tekkinud radioaktiivsest sademest koosneb osakestest, mis on palja silmaga nähtavad. See pole üldiselt teada, kuid kiirgust kujutatakse tavaliselt ette nähtamatu tapjana. Kiired lained ja kiirgused helendavast allikast, mida sa ei näe ega saa katsuda. Maapinnal toimunud plahvatuse sademed pole sellised. See on tegelikult teras, betoon ja inimmaterjal, mis kõik plahvatuse hetkel aurustuvad. Tõmmatakse tulekerasse ja kiiritatakse tuumareaktsiooni poolt. Sel hetkel peab see lihtsalt järgima füüsika põhiseadusi.
mis üles läheb, peab ka alla tulema. Peenhall tolm setib muruplatsidele, autokapottidele ja tammedele, samuti kõigi nende juustele ja nahale, kes juhtuvad väljas seisma. Kui sa elad tavalises kohas ja näed juulis lund, siis tasub kohe varju otsida. Ei usu meid? 1. märtsil 1954 lasid Ameerika Ühendriigid Marshalli saartel Bikini atollil õhku termotuumarelva nimega Castle Bravo. See oli 15 megatonni, umbes 1000 korda võimsam kui relv, mis hävitas Hiroshima ja peaaegu 3 korda rohkem, kui selle enda planeerijad olid hinnanud. Plahvatus aurustas 10 miljonit tonni liiva, koralli ja vett ning muutis selle 100 miili laiuseks radioaktiivseks pilveks. Kui see pilv jõudis Rongelapi atollile, mis asus katsekohast 110 miili kaugusel, nägi radioaktiivne sade välja nagu lumi. Lapsed mängisid sellega. Täiskasvanud jätkasid lihtsalt oma töödega õues. Rongelap evakueeriti. Tervisemõjud olid nii tõsised ja püsivad, isegi surmavad, et kogu atoll kuulutati lõpuks elamiskõlbmatuks. Järgmise 2 päeva jooksul muutub 70 reegel tagasilugemiseks. David vaatab oma telefoni. Aku on 23% peal. Tabab märkmete rakenduse ja leiab numbrid, mille ta 2 aastat tagasi Redditist kopeeris ja lamineeritud lehele pani. Kui keegi läheks praegu õue, ütleme, et see on 100% kiirgusdoosi. Oota 7 tundi ja see on umbes 10% sellest. Oota 49 tundi ja see on langenud 1%-ni. Iga tund, mis nad selles keldris veedavad, suurendab nende võimalusi natuke rohkem. Väljas on radioaktiivne sade, mis katab Caruso esiaeda kõige ohtlikum. See on aeg, mil doosimäär on haripunktis. Osakesed on värsked, maksimaalselt radioaktiivsed ja katavad uhkelt iga pinda naabruskonnas. Halvim hetk on ka see, kui näib, et mitte midagi ei toimu. David mõtleb Linda Kowalski peale, kes peksab klaasi, ja siis ta peatub. Midagi rohkem teha ei saa. Ta arvutab uuesti ja vaatab lamineeritud lehte. Numbrid räägivad enda eest. Esimeste tundide ja viimaste tundide vahe on see, kas surra ägedasse kiiritussündroomi või istuda siin 48 tunni pärast elusana ja mõelda, kuidas hakata taastama seda, mis alles jäi. David hakkab nüüd mõistma, et just see oligi see, milleks lamineeritud leht tegelikult alati mõeldud oli. Teadest just sel hetkel, just sel tunnil, kui iga tema kehaneuron ütleb, et oht on möödas, ütlevad numbrid vastupidist. Kell 9:31 hommikul. Radioaktiivne sade on nii nähtavad, et isegi keldriakna pragunenud ja tolmune klaas ei suuda seda varjata. Majaesine muruplats on hall, tammepuu on hall, tänav on hall. Pargitud autod on hallid, vähemalt need, millel on veel kõik aknad alles. See näeb välja nagu talv, vaikne, värvitu talv. Emma küsib, kas kassid võivad tuppa tagasi tulla. Ta ei taha märjaks saada, ütleb ta. Ta ei armasta lund. David mõtleb kassile, kes istub köögi aknalaual, 11 trepiastet ja üks väga tähtis uks keldrist eemal. Ta kujutab ette, kuidas ta köögi ületab ja ukse lahti teeb. See võtaks vaid 1 minuti või 1 vea. Esimese korruse akna kaitsetegur on umbes 1. Teisisõnu, see võiks sama hästi olemata olla. Kell 9:44 hommikul. Gary Kowalski, CB raadio, mis on jäetud kõrvalistmele, ragiseb viimast korda. Lühike sahin ja siis vaikus. Maantee on muutunud parklaks. Autojuhid, kes oma autod hülgasid, lamavad liikumatud sõiduradade vahel. Hall tolm langeb nende peale. Kell tiksub edasi ja 70 reegel teeb oma tööd edasi. 6. peatükk. Kell 9:16 hommikul 48 tundi. Radioaktiivne sadu kestab 6 tundi. Perekond sööb virsikuid. Nad söövad purgisuppi, sest matkapliit on garaažis ja garaaži pääsemiseks tuleb uks avada. Ja seda ei juhtu. Karen istub pimedas ja koostab oma telefonis nimekirju kõigest, mida neil pärast seda vaja läheb. Alates nende kohtumisest on tema reaktsioon katastroofidele olnud logistika. Umbes kell 3 pärastlõunal hakkab David Gary Kowalskist teisiti mõtlema. Sellel hommikul tundus Gary nagu hoiatav näide, mees, kes oli 10 aastat valmistunud maailma lõpuks. Ja nüüd pole David enam nii kindel. Gary mõistis midagi, mida peaaegu keegi teine ei mõistnud. Oht polnud pommis, vaid kõiges selles, mis järgnes. David mõtleb Lindale, tema häälele keldriakna taga, naabritele, kes ei jõudnudki maa alla. Ja siis mõtleb ta sellele, mis edasi saab. Carusod polnud maailmalõpu ettevalmistajad, nad polnud ellujäämise eksperdid, neil oli vaid 6 punkti ühel lamineeritud paberil. Lõpuks mahtus kogu plaan sahtlisse, kus hoiti igasugu kraami. Mõnikord on sellest küllalt. Gary ettevalmistused andsid talle täieliku kindlustunde teha otsus, mis oli kõige tõenäolisemalt tema hukatus. Autoga evakueerumine on ohtlikum kui keldris varjumine. 6 tundi pärast plahvatust pole kell 8:07 alanud piir enam nähtamatu. See on seal, päris maailmas.
Esimestel tundidel pärast suure kiirgusdoosi saamist algavad prodromaalsed sümptomid: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, nõrkus, väsimus. Neile, kes jäid väljas radioaktiivse saaste langemise ajal, neile, kes viibisid liiga kaua või evakueerusid autoga ja jäid kinni, saadab keha nüüd nende otsuste eest esimesed arved. Ägeda kiiritussündroomi kõige julmem osa on see, mis järgneb. Pärast esmaseid prodromaanseid sümptomeid järgneb latentne faas, kus patsient näeb välja ja tunneb end üldiselt tervena tundideks, mõnikord isegi nädalateks, ning siis muutub ta taas raskelt haigeks. Keha näib taastuvat, inimesed tunnevad end paremini, teevad plaane ja siis saabub kogu arve korraga. See ei ole Taaveti probleem praegu. Taaveti probleem on dekontaminatsiooni küsimus. Karen oli küsinud, mis juhtub siis, kui neil on vaja üles minna ja siis uuesti alla tulla. Vastus on seep ja vesi. Enne uuesti sisenemist eemalda pealmised riided, pese end šampooniga, mitte palsamiga. Karen vaatab teda uskmatult. Taavet selgitab, et juuksepalsamid sisaldavad ühendeid, mis võivad radioaktiivseid osakesi otse juuksekarvade külge siduda. Saaste jääb siis kinni valgusoomuste alla. Ainuüksi pealmise riidekihi eemaldamine võib kõrvaldada kuni 90% radioaktiivsest saastest. See on nii lihtne ja tõhus asi, et see üllatab pidevalt inimesi, kes on aastaid ja $1000 kulutanud just selleks olukorraks valmistumisele. Täpselt 24 tundi pärast häiret ronib Taavet esimest korda üksi keldritrepist üles. Lapsed magavad. Karen ei ürita teda peatada. Hämar, tuhhalkoidi kimbub läbi katkiste ribakardinate, paljastades selle, mis alles on jäänud. Köök on segi paisatud. Kaguaken on kadunud, klaasikillud laiali igal pinnal. Õhuke halli tolmukiht katab tööpindu. Raamaturiiul lebab koridoris kummuni, täpselt seal, kus ta ennustas. Raadio tööpinnal ei tööta. Siseruumides viibimine 48 tunni jooksul on vähendanud Taavidi pere kogu kiiritusdoosi umbes 99% võrreldes esimese tunniga väljas. Neil polnud ellujäämiseks vaja ei punkrit ega põhjalikku ellujäämisjuhendit. Mõlemad teadaolevad Hiroshima plahvatuse ellujäänud, kes olid hüpotsentrile kõige lähemal, jäid ellu, kuna viibisid maa all kaitstud betoonkeldrites. Kõige lähemal teadaolev ellujäänu mees nimega Eizo Nomura viibis tugevdatud betoonhoone keldris vaid veidi üle 150 meetri kaugusel plahvatuse epitsentrist. Ta elas 84-aastaseks. Tal ei olnud evakuatsioonikotti. Tal oli kelder ja õnne seal viibida, täpselt nagu Davidil ja tema perel. David leiab kassi trepi ünaosas asuvast kuivatuskapist, mis on olnud tema isiklik punker alates eelmisest hommikust, umbes kell 8,22. Kass on kuidagi täiesti korras, väljas pole maailm sugugi korras. Nüüd tead, kuidas tuumaplahvatusest ellu jääda, aga mis juhtub, kui satud radioaktiivse saaste alla? Saa teada, mida see tegelikult sinu kehaga teeb videos Kiirgus, halvimad viisid surra. Või vaata seda.